Tere kuulama muusikanõunike podcasti. Siin Delfi meediamaja stuudios on muusikanõunike koosseis või täiskoosseis. Tahtsin öelda koosseis oma täies hiilguses, aga okei. Hiilgust ei ole või? Teie hiilgus? Süga ilu. Tegelikult kui Siimu vaadata, siis tõesti on. Siim Nestor, Valner Valme ja Merit Maarits, mina saatejuht Raul Saaremets. Ja oleme siin täna sellise koosseisuga, kuna eetrisse läheb siis esimese poolaasta viimane saade. Ja on hooaja lõpusaade ja meil on kaasas oma lemmikud, aga et teid mitte liiga piinata, siis ainult Eesti omad, eks ole. Ja ühtlasi siis räägimegi Eesti muusikast. Enne seda veel tänaks meie toetajaid Pepsli, Muusikalinn Tallinn ning Converse Eesti. No, vist üsna selline kurvapoolne on see poolaasta olnud või? Kas see nüüd surid need inimesed kõik ära? Jah, neid lahkumisi, ootamatuid, kurbi lahkumisi noori pop oli tõesti. Popmuusika inimesi läks ju mitu ja siis midagi väga kinni ei ole pandud, aga suvi on vist ka vähemalt osadele korraldajatele alanud raskelt ja et liiga rõõmus millegi üle vist olla väga ei ole. No peamiselt pannakse praegu restorane kinni, neid pannakse iga nädal, tundub, et üks kinni. Aga äkki need klubid on juba kõik kinni pandud või töötavad? Need on ainult juurde tulnud. Ja järgmine nädal 29. juuni või oli see 27 avatakse Tallinn Afro-klubi seal. Vau, tõesti ju. Polümeri kandis ja. Kus mängitaksegi ainult siis Aafrika mandri muusikat erinevat. Väga lahe, me saaks äkki hakata siis oma pianoõhtud jälle tegema. Why not? Siin on muidugi vahepeal ilmunud ka igasugu põnevat Aafrika uut muusikat. Ja. Kuulake seda hommik Rauliga saadet. Nii, aga. Värkaks üles. Värkime üles. No, võtaks otsad kokku äkki. Aga esimene lugu tuleb Siim sinu oma, et sellepärast võib-olla vaatadki äkki siis esimesena sellele Eesti muusikale 2026 esimese poole otsa. No sellise 5-6 kuu pealt selliseid üldistusi teha on endiselt minu jaoks üle jõu käiv. Need settivad ikkagi nagu aasta lõpus, need settivad siis, kui see nagu pingsamalt ja sellele suuremale kogusele vaatad otsa nendele aasta plaatidele ja nii edasi, et siis mingisugused jõujooned tõusevad nagu rohkem esile, et midagi tavapärasest erinevat nii napi ajaga ma kinni ei püüa. Võib-olla lihtsalt tulen ühe lähiajal juhtunud, toimunud asja juurde, milles on pisut ohtu tunda. Vaata, pühapäeval esines Kings of Leon seal Unibet Arena kõrval, siis nagu Parklas. Ma ise seal ei saanud käia, aga elav oli inimeste kasutajate kontserdil käinud nagu vastukaja sellele, et sa mõtled, et sound oli kehva? Ja, et sound oli kehv ja koht oli kehv, et seal nagu ei olnudki mingisugust nii-öelda nagu vibe'i. Soundi kohta ütles korraldaja, et selle määrab bändi enda elimees, kui vali see on. Aga mingid lõigud, mida ma nägin, oli ka veel see, et see Kings of Leon ise oli nii elutu ja veretu, kuidagi löntlikult esines suvaliselt. Võib-olla nad olid oma publiku nägu lihtsalt. No, ja siis, aga ma lugesin ka päris mitmeid kuidagi sattus kusagil ette neid rohkem
oli vist terve siis lõim sellel Kings of Leoni teemal ja seal oli inimesi, kes olid väga õnnelikud soundi üle, et nad olid keskel ja õiges kohas ja seal oli sound ideaalne olnud. Ja ütlesid, et tegelikult sealt oli näha ka, et bänd oli päris hea. Aga võib-olla siis eestlane tahabki nagu kõvemat show'd saada. No jah, oli vist ka inimesed, et käisid kõik kogu platsi läbi, et seda õiget soundi leida ja ebamugavusest räägiti ka. Aga seal samas, mulle tundub üldse see nagu kuidagi nagu elutu koht või kuiv koht asfaldi peal selliste monstoorsete ehitiste vahel. Ja te peate ju sinna Cure'i minema vaatama veel. Ja ma mõtlen sama asja, et Cure on ka imeliku koha peale pandud. Nad vääriks küll ikkagi lauluväljakut ju. No, võiks ikka olla nagu mingid puid ja niiskust. Ja mingi album nimega Forest. Ja mingi chill ala ja mingi, ma ei tea, ma ei kujuta ette, mis seal on. Ma Kings of Leonile käinud. Siuke hammastega mööda asfalti kraapimise tunne tekib sinna, et ma ei... Aga vast see Cure'i korraldajad siis nüüd õppisid sellest, mis seal Kings of Leoniga toimus ja agentuur on sama või? Ei ole, seda korraldas see agentuur, kes teeb seal samas augustikuus ka selle Tallinn Rock Festivali. Okay. Vot, aga jah, see on lihtsalt siuke aasta alguses ju sellest räägiti uhkalt, et Unibet Arena kvartal hakkab nüüd tööle ja tähtis muusikasündmuste koht, aga ja seal ka eelmine aasta oli ju see Tallinn Rock Festival, aga praegu tunneb selle Kings of Leoni kontserdi põhjal ei kaugelt vaatena mulje, et ei ole võib-olla best. Aga Black Eyed Peasil käisid sa? Ei käinud. Aga selle kohta, mis räägiti? Selle kohta ma ei ole natuke ebatraditsiooniline kontsertkoht. Jah. Huvitav, see on kõik sellepärast, et lauluväljak on kinni või on liiga kallis või milles asi on, ei tea. Lauluväljak on kinni, jah. Ja seal on, kas lauluväljakul näiteks praegu on ju see diskgolfi võistlused on küll. See kestab mingi nädal aega ja nende lavade üles panemine võtab ka väga palju aega. Ja ka selle Black Eyed Peasi kontserdi kohta Cruise'i terminal oli see koht, eks ole, ja selle kohta ma elavat vastuga oli sotsiaalmeedia täis, aga ma kurtmist ei näinud. Seal oli vist Eesti esimene shoutout tarkvara arendajatele, nagu Silve Urgas kirjutas. Aga seal oli ka 15,000 inimest ja oli, Kings of Leonil oli ka vist välja müüdud 12,000 saanud. Lausa, täitsa palju. Ja. Nii et siis läheb hästi, ma isegi tean inimesi, kes käisid Kings of Leonil. Aga ma teadsin enne kontserdit seda, mitte pärast. Vot nii. See on siis tegelikult selle nädala jutt sulle hoopis. Vot nii. Mitte ainult mulle, inimesed kuulavad ka. Tõsi. Hea küll, räägi siis sellest loost, mis sul kaasa on võetud. Ja vot see on see lugu, mida ma imestasin, et sa juba mänginud ei ole, kui see ilmus. Et see on see Eesti poplugu, mitte siis see, mis ma eelmine kord panin. Mitte see, mitte see. Mitte Bob Villasele. Mitte, jah. Nii. Ann Marlen ja Germo Murel ja tõesti meeldib selle lugu. Alguses mulle meeldis ainult refrään, see, kuidas kahehäälselt need laulavad seda refrääni ja koos harmooniatega tekib nii sulnis tähesäras koht sinna, see on lihtsalt ime ilus. Ja see tänu sellele hakkas lõpuks ka muu osa seal laulus meeldima. Huvitavalt laulavad nad mõlemad. Germo Murelil on tegelikult lahe siuke mingi omapärane bass laulu hääles sees. Ta on isegi lauljana nagu ägedam kui räpparin äkki. Ja Ann Marlen, tema laulu meetod on ka ju tegelikult sootuks
teistmoodi, äkki tema suus ongi selline asi, mida võib nimetada võib-olla elektroonilise popi nagu laulmiseks. Maria Kallastel on ka sarnaseid laulmisi, korraga vahepeal venib, siis läheb hästi kiiresti, vahepeal muutub nagu peaaegu räpiks, siis ta läheb kuhugi, kukub ära, läheb lendu. Põnev, aga põhimõtteliselt hea lugu ja selline seal kuskil südamikus või taustal kihutav piano house on ka südant soojendav. Suht haige kuni mõelda, et kõigest millest unistada suutsin ei olnud see, mida arvasin, et tihkan, vaid on need kuus, kes said mu kirega kord pihta. See maal polnud ette hoiatatud magnetormiks, kus laulvad inglikoorid ja murelid on tordil. Üksindus sai hoopis teised mõõtmed. Armastus ei tulegi ainult siis, kui tööd teed. See on kosmos, see on maise piiri peal. Ei otsinud, et leida, vaid et lihtsalt oleks hea. Orbiidist on saanud sisering, sest ruumi jõudes otsin ikka enne kõike sind. Hoia meid tähtede eest, kanna meid koos oma tiivadel. Ma lendan ringi ja saan vaata, et pihta ma ei saaks. Hoia meid tähtede eest, kanna meid koos oma tiivadel. Ma lendan ringi ja saan vaata, et pihta ma ei saaks. Pihta ma ei saaks. Vaata, et pihta ma ei saaks. Pihta ei saaks. Mullegi heites lahvatab üks leek, mida aastaid olen hoidnud enda sees. Ja kergelt süttivad, et te hoidke eest, sest ma ei oska sihtida. Need koerad kõik, kes sauguvad, nad hammustagu keet. Ja sillad, mis me põletame, valgustagu teed. Aha, las põleb terve linn, sest ruumi jõudes otsin ikka enne kõike sind. Kui saad hoia meid tähtede eest, kanna meid koos oma tiivadel. Ma lendan ringi ja saan vaata, et pihta ma ei saaks. Hoia meid tähtede eest, kanna meid koos oma tiivadel. Ma lendan ringi ja saan vaata, et pihta ma ei saaks. Pihta ei saaks. Vaata, et pihta ma ei saaks. Vaata, et pihta ma ei saaks. Pihta ei saaks. Ann-Marleen Kermo Murel ja tähtede eest, kas me paneme punkte ka või? Ikka. Okei. No Merit, sa olid kuulnud seda lugu? Ma arvan, et mitte. Aga mulle meeldis, et see või no ma peaks tegelikult vist alustama sellest, mis Ann-Marleeni juures väga on meeldinud, et ja mida ma ilmselt olen öelnud, siis ma üksjagu olen saate ajaloo jooksul siin mänginud Ann-Marleeni singleid, et tal on hästi selgepiiriline oma maailm, kuhu sisse väga konkreetselt astud iga kord, kui kuskilt kuuled. Siin olid siuksed väiksed nüansi muutused võib-olla sellest tavapärasest sellisest atmosfäärist, et mulle tundus, et kenasti oli Kermo Murelile ruumi tehtud selles samas väikses või ka väga suures maailmas, mis Ann-Marleen aastatega siin ehitanud oma muusika ja Boy Pepperoniga. Et see Kermo, kes muidu võib-olla siis nagu vastupidiselt Ann-Marleenile on siuke nagu, ma ei tea, Sakust on ju maalähedasem, mingisugune meeleolu tuleb temaga kaasa,
et vastast ikka kuidagi sihuke tasakaalustamine oli siin, et minu jaoks oli see Ann Marleni diskograafia kontekstis natuke teistsugune huvitavam ja samamoodi ka Germo Mureli varasemalt loomingut arvesse võttes midagi teistsugust, et hästi kena sümbioos ja ka sihuke vaikselt ligi hiiliv see catchiness on selles. Ja mulle üldiselt need Ann Marleni lood on sellised võib-olla esteetiliselt meeldivad kuulata ja läbi elada, aga siin oli sihuke kõrvaussi potentsiaal ka, mis võib-olla liiga sageli tema lugudega ei tekki, mis ei ole ilmtingimata üldse halb, aga lihtsalt selle muusika võib-olla siis eripära. Ja jah, meeldiv, väga meeldiv, ma arvan sellele 8. Valner? Nagu Siim ka mainis, Ann Marleni hääl sobib elektroonilise muusikaga ja ma tihti olen vingunud siin saates, et elektroonilises popis või ka uuemas pop-räpis on vokaal kuidagi eraldi ja alasti ja ta ei ole üks instrumentidest, siis siin on see juba hästi lahendatud. Kõik sulandub ühte ja see Germo Mureli hääl, see toob siia siukse mõnusa mingi kas just kontrapunkti, aga ta annab nagu mingi vundamendi sellele, kogu sellele hõljumisele ja helisemisele, et kui see elektrooniline foon ja pluss siis see põhisündikäik ja Ann Marleni see põhivokaal, need nagu lendavad kuhugi kogu aeg ära, siis Germo Mureli vokaal on koos selle bassise biidi ja müdinaga siin all. Ja tema laul annab hästi huvitava aktsendi, sest see on midagi sellise geto toore ja siis sellise mesise paipoisi vokaali vahepealset. Huvitavalt laulab. Ja kuidagi nagu kogu selle tempo ja ikkagi suhteliselt sellise näkku kargava lihtsa mineku juures on ta jääb kuidagi eeterlikuks ja see ongi, miks on see popmuusika, mis ei väsita. Paljud poplood jõuavad 3 minuti jooksul nii ära tüüdata ja väsitada, see mitte, 8. No, pean ka neid punkte panema. 1. Väike vähe ausalt öelda. On vähe. Meil siin vähem saatejuhtil juba vähem panna. Kuule, mis ma räägin? Et see üllatavalt vähe häirist tõesti, jah. Et see on ikkagi kõva saavutus. See Germo Mureli hääl, täiesti iseloomutu, aga selles mõttes mitte häiriv. See on nagu suur asi Eesti muusika puhul. Ja seal oli see lahe madalamaks keeratud kui või võib-olla ei olnudki isegi keerata, aga mõjus niimoodi ja see oli kõik. See oli väga fine, et kui taksoga sõidan ja see sealt tuleb, siis ei olegi piine. Aga et kas nüüd tingimata kõige kõvem lugu üldse? Aga pole paha, jah. Väga hea sõitmise lugu, jah. On ju, siuke, jah, produ oli selline liiga palju kõike ja oleks võinud minimalistlikum olla, et oleks paremini töödanud, seal oli nagu aga ta oli siuke ühtlane mass, et selles mõttes oli nagu fine. Mulle just tundus, et ta oli kuidagi tagasihoidlikum kui tavaliselt on Ann Marleni loota vokaal ka kuidagi vähem ära matetud, mis oli huvitav. No ma kiidaks seda Germo Murelit siin kõige rohkem. Toon ka vaikselt kuidagi külge kasvan. Mulle järjest enam avastanud, et meeldib vokaalselt. Palju ma panin siis? 6. Siim? See ennem... Ma ei ole kirjutanud. Okei, ennem... Jutu põhjal, Okei. No, võtke, proovige. Valner pakkus, et ma rääksin 6 juttu. Äkki 5 või? 5 ja Siim? 6. Ma panen 7 siis. 23 punkti. Selles mõttes Boy Peroni kõik
väga normaalne inimene ja et ikkagi nägude järgi. Ikkagi nägude järgi, mille järgi siis veel hindeid pannakse? Nii on. Ei ole tegelikult. Ann-Marleen Kermo Murel Tähted eest 23, not bad. Ilus algus. Ilus algus, Vallar, järgmisena kuulame sinu lugu. Ja see enam nii ilus ei ole. Kardan ka, et ei ole. See on... Kas ma räägin seda mingit üldist Eesti juttu? Krutskeid täis, räägi üldist juttu ja siis spetsiifilist juttu ka. Jaa, üldine jutt on selline, et kogu aeg otsin neid oma lemmikuid albumeid sellest aastast ka Eesti albumite hulgast. Albumeid ma olen leidnud 3 tükki, mis mulle tõesti meeldivad. Ainult, imelik. Need ongi siis, ühest ma räägin kohe eraldi, millest kust pealt on ka see lugu, mis ma nii-öelda kaasa võtsin. Aga siis mulle meeldib, see ei üllata, Maria Kallastu album Digipalavik. Siis mind üllatas, kui äge on Soul Kleini album Adjust to the Loneliness. See on ühest küljest nagu selline kammermuusika või nüüdismuusika, teisest küljest on puhas trip-hop ja meenutab mulle DJ Crushi, ühte mu lemmikut sealt vallast. Ta on tõsine, aga ta ei ole selline konstrueeritud ja oma enese raskuse all kokku muusika, vaid ta on plastiline, ilus voolav sound. Osa on mängitud vist suur osa on mängitud nii-öelda päris pillidega, siis pluss on seal... Päris pillidega trip-hop. No ja see kõlab halvasti, ma tean. Trummidega lihtsalt see kõlab. Ja, ei, seal on ikkagi... midagi Siimule. Ei, see, ei, tähendab fuck off. No kurat, ma ütlen, see super asi on tegelikult. No. Ma algul kuulasin, ma ei uskunud, et seal on keegi mänginud gitarri ja bassi ja trummi ka, aga siis pärast vaatasin, et mis terve bändi koosseis on seal tegutsemas olnud ja see oli mulle veits pettumus. Ma ikkagi tahaks, et tehtaks ikkagi jumala abiga neid asju, mitte niimoodi tõesti põlve otsas gitarr põlve peal, et see natuke nagu võib-olla aurat võttis mul vähemaks, aga ei ta kõlab siiski tõesti super. Sa põhiliselt kuulad ikkagi ainult AI poolt tehtud muusikat? Ei, seda nüüd mitte. Ma ei tea, kui palju keegi tehisaru kasutab tänapäeval lugude toimetamisel, aga ja no üldiselt, kui anda ikkagi käsud kätte, siis sealt ei tule ju veel see, mida võiks oodata. Nii et inimesed ikkagi nikerdavad ise elektrooniliste programmide ja arvutitega, ma loodan. Aga kui tehisaru hakkab tegema head muusikat, siis mul ei ole selle vastu ka midagi. Aga üldiselt elektrooniline muusika esimene poolaasta 2026 minu jaoks hõre, ei ole eriti midagi pinnale jäänud. Peale selle Soul Kleini, mis ei ole ka elektrooniline üleni. Et ma kogu aeg nagu, osad saadavad meili peale ja siis ma jälgin ka ikkagi mingeid kohti ja kanaleid ja ikkagi popmuusikat tuleb rajult palju ja räppi tuleb ka nagu alati, aga huvitavat elektroonikat minu jaoks seni vähe. Ja siis nüüd ma jõuan selle Skisoni, mis on mul võib-olla siiamaani aasta lemmikalbum Neetud ühiskond Eestist. See on üldiselt ju lähevad uue kooli räpitegijad, nii produtsendid kui räpparid, nad hakkavad tegema mingil hetkel popmuusikat, nagu ka eelmises loos näha oli. Ja see on, okei, see on loomulik areng, ega mul pole midagi selle vastu, aga Skiso puhul ma ei näe ette, kuidas see saaks nagu toimuda, et kuidas sealt popi peale keerata oleks. See on ikkagi selline Memphis räpi ugri või ütleme siis sünge Põhjamaade variant, kus on selline tunne nagu söekaevanduses kühveldatakse lihtsalt labidaga sütt sulle pähe, kui sa kuulad seda. See on ülilahe must tunne, seda kohtab nii harva Eesti räpis viimasel ajal, pluss see vokaal ei ole mingit seda mökitamist, mõmisemist, ilulemist ei ole ka lihtsalt seda tuima lausumist, seda, mida ka kohtab Eesti räpis siiamaani ikka. Vaid on täielik värdelik vingerdamine ja selline nagu haige mao ponkslemine on see vokaal. Neelatakse, tõesti nagu laksu all, neelatakse sõna lõpud alla, ka külalisesinejad sõidavad üksteisele sisse väänlemine. No see on ikkagi päris selline,
see on, ütleme, seal on mingeid allikaid on nii Rage'ist kui Emost, aga ta on ikkagi suht omanäoline ja siin sellel geograafilises punktis siia ta sobib hästi. Aga ta ei tule Ida-Virumaalt ju ka? Ma ei tea. Pärnust. Ja Pärnust, jah. Seal Tuhamäges ei ole. Ei, no tähendab jah, aga... Põlevkivi netu. Aga see musta udu sees ja pannakse sulle selle labidaga vahepeal seal Pärnus tekitab seda aastavat meeleolu võib-olla klubi Sunset, kellel on, ma ei tea, 10. suve järjest täpselt samasugune see suvine programm. Käisin mõned nädalad tagasi Pärnus just enne seda hooaega, aga hästi soe oli ja täitsa põnev oli kohe jalutada seal tänavatel. Sa käisid promeneerimas? Promeneerisin seal nii, et vähe polnud ja küll on ikka uhke linn Pärnu nüüdseks. No nii fancy, et ma olin kohe üllatunud. Just see, kui millised luksuslikud majad siin on ehitatud ja kõik need vanad, eks ju, funkvillad, kõik korda tehtud ja ei, jube äge. Polegi aasta aega käinud, peaks nüüd minema siis Skiso kontserdile sinna kindlasti. Mul on see, et jah, muidu satud sinna Pärnusse, siis kui on hästi palju rahvast, siis see kuidagi nagu tõmbab tähelepanu enda peale. Juulis ma ei lähe, see on selge. Jaa. Aga siis kuulame Skisot nüüd. Ja tuledes ära Pärnust kohe Skiso lugu 2 kätt. Nahka nüüd järjest kui liikuma kiiremad hakkasin midagi lubasid ägusi mäletan usaldus inimeste vastu väheneb eemalt kui vaadata kui tara lähene minusuguse vähe veel nad vaatavad mind mõtlevad mida vitu see mind teeb nad ainult 9-5 tööl iga päev aga mul iga päev nagu reede räägivad situmust haletusväärne aga noh mida sa teed eks see sitam nüüd igavene vihkavad ükskõik mida sa ei teeks ent päris elus näevad naeratavad neile tundub vist et saan vaevatama selle mis mul on kogu aeg ma raban ma ei raiska aega kuna aeg raha ja seda laenata ei saa mitte kuskilt musklis vennad tulevad ja ongi putsis ees 2 kätt mõlemas tablett sinine või punane pohhu pane mõlemad elukarm värk kaelas ühiskonna kett kõigil sama jutt kraanist joovad reovett ees 2 kätt mõlemas tablett sinine või punane pohhu pane mõlemad elukarm värk kaelas ühiskonna kett kõigil sama jutt kraanist joovad reovett Skiso 2 kätt, Memphise sound Eesti moodi. Ma võin esimesena äkki punkti, ma panen 8. Mina olen suur Memphisi soundi sõber ja idee poolest mulle ei tohiks see tegelikult meeldida, et mingid eestlased üks ühele püüavad midagi järgi teha, aga et see ei ole nagu usutav, aga noh, kui see oleks veel natukene kehvema soundiga, siis ta oleks täitsa usutav juba, et see võib-olla see sound oli liiga kaasaegne, aga kõik nipid ja käigud ja see oli täpselt nii nagu peab.
et kiidan. Võiks sitema soundiga olla. Heas mõttes. Mulle ka meeldib see mulle meeldis väga, mida Valner selle loo sissejuhatuseks ütles, minust ta ütles nagu nii täpselt kõik ära, ma ei oskagi seda suuremaks ja lahti kirjutada kuni selle söekaevanduseni välja, mis on väga ilus koht, kuhu viidata selle albumi puhul või üldse Skiso ja Penaganistri ja Mehkeli muusika puhul. Ja just nimelt see maniakaalselt väänduv flow, milles on mingisugune täiesti omamoodi funk on sees, puhtalt sellel vokaalesitlusel. Sa oled Skisoga kohtunud ka? Olen. Nii, on intelligentne inimene. Kurat, sa ei saa kõva häälega rääkida, kui ta on idioot. on intelligentne inimene. Ja, okay. Ja selles mõttes koju kutsuksid? Vabalt. Tõesti, jah? Ma proovisin kutsuda isegi. Ma proovisin kutsuda omale koju, siis sa ütlesid, et see on äkki liiga targad. Mäletad? Ei mäleta. Okei, las ta jääb. Las ta jääb siis, jah. Jas. Ja Valner just ilmus Penaganistri uus mixtape ka. Ja ta ka mulle meeldib, jah. Ja seal, see ilmus eelmine nädal või? Kas ta on ka Pärnust? Tema on Tartust. Ja siis see produtsent neid Mehkel, kes neil Punk ja Memphis beati teeb, tema on ka Tartust. Penaganistril ja Skisol ilmus eelmine aasta ühine mixtape, Pärnu-Tartu mixtape. Ja nüüd lühikese vahega tuli Skisol album. Aga see on parem kui see mixtape. See küsis minu käest või? Ei, ma ütlesin. Okay. See oli ka okei, see Pärnu-Tartu. Aga see võib-olla on veits parem ikka. Ja nüüd just tuli Penaganistri mixtape, kus on lugusid veel rohkem, enamus lood on produnud seesama Mehkel ja 3-5 loos on Skiso kaasas ka väga lahe plaat. Mehkliga oled ka kohtunud? Kellega? Mehkliga oled ka kohtunud? Olen, kõige rohkem olen kohtunud Penaganistriga, temaga olen ikka pikalt rääkinud teine kord. Nii. Ma ei ole kellegagi kohtunud, ma ei ole ühegi ma olen Genkaga kohtunud muidugi. Mehkliga olen ka kohtunud, jah, aga juttu rääkinud, mis pigem e-maili teel. Ja ka 8 punkti. Ritsa, pead ka rääkima nüüd? Eks ma ikka räägin vastik lugu kõige paremas mõttes. Et täpselt sama palju, kui tõukab eemale, tõmbab enda ligi ka. Et siuke üsna kehaline kuidagi kuulamine või mingisugune, ma ei oska eestikeelset sõna leida, võib-olla aga siuke väga visceraalne kogu see lugu sellises vormis, kõik, mis seal taustal toimub ja mis laulusanadest kuuleb. Seal on ilmselt vist mingid sügad pead. Ei süga. Otsa esit. Et seal on vist ilmselt mingisuguseid sampleid võetud 90-80 videomängudest või mul igatahes kangastus mingisugune konkreetne mäng, mille nime ma ei suuda praegu nimetada. Ette, kus seal kuskil lõpuboss on mingisugune vormitu kogum lima. Ja see oli see pilt, mis mul oli selle loo käigus ees ka, et kogu see tumedus oli väga sümpaatne ja väga, vähemalt siis Eesti kontekstis väga stiilipuhtalt kõlab. Mina ei ole selle Memphis räpiskenega liiga või selle suunaga liiga tuttav, siis minu jaoks ta veel on huvitav ja üllatav. Annaks sellele 9. Ma võin sulle kassette laenutada. No, mul on kassetimängga küll. Jaa, aga Memphise räpi originaalkassette. Oi on kurat värk, ma ütlen. No, võtan. 25 punkti Skiso ja 2 kätt ja nüüd on sinu lugu järgmisena. Ja
mis sina kostad, kas sa pungiskeenes oled ikka endiselt 100% sees ja midagi muud üldse ei näe ümberringi või on toimunud selle koha pealt mingeid arenguid? Ma tahaks üldse ümber lükata need, mis sa just ütlesid. Lükka ümber ma ikkagi üritan istusin maha hästi jaks. Hoida kätt pulsil nagu kõikides siis skenedes. Okei, räägi siis meile, mis black metalis toimub. Eesti black metalis. Ja, väga huvitav mind. Ma ütlesin, ma üritan, ma ei öelnud, et ma suudan. Et selles mõttes, et Eesti kitarrimuusikas võib-olla ma ütleks, et olulisemad reliisid on alles tulemas teisel poolaastal, küll aga Pärnu käis siit läbi ja ma olen ka varasemas saates maininud, et Pärnu pungibänd Vigri, nende album on võib-olla üks esile tõstmist väärt albumeid sellest poolaastast, sest mul võib-olla samamoodi nagu Valnerile Siimul, et liiga palju asju külge ei ole jäänud, natuke olen nagu üldisemas joones tähele pannud seda, et võib-olla bände tekib üldiselt rohkem juurde ja siis ka tüdrukute bände on hakanud tekkima rohkem juurde, mis pigem teeb rõõmu, et ma võib-olla siis teisel poolaastal vaataks, et ma ei tea, mida näiteks, mis Säde välja annab ja mis temast saab, mis tema paistab mulle suhteliselt nagu potentsiaalika tegijana Eesti muusikas lähitulevikus. Mis veel võiks öelda? Aga jah, ma olen ka samamoodi ootel ja kokkuvõtted pigem muutuvad punktidena selgemaks aasta lõpu poole. Aga selle nädala alguses ja ilmus siis debüütsingel Anna Himmalt, keda teame rohkem muudes ülesannetes, võib-olla, et on lavastanud siin ka staaridele muusikavideoid ja muidugi Tommy Cashile, kelle loovjuht oli. Ta ise nimetab jah, et mitte manažeriks, vaid loovjuhiks, et see erisus palus sisse tuua. Ja sa tegid temaga inteka või? No ütleme, et me rääkisime Messengeris, et see on siuke so-so intervju. Kas tuleb intekas või? No selles lühike jutuajamine on Delfi kultuuritoimetuse portaalis üle. Korralik uudis. Jah, rääkis seda, et meil selles mõttes väljaspool olijatele tuli jah üllatuseks, et midagi nokitsenud on, aga võib-olla kui mõelda, et tal teismeast ka muusikataust, siis äkki on ainult loogiline, et jõudis oma sooloasjani ka. Me rääkisime siin eetriväliselt sellest väiksest lõigust, mis sellest singlist oli kuulda. Minule müüs võib-olla just see lõik selle loo juba enne, kui seda kuulsin maha. Sul, Raul, oli natuke teine reaktsioon. Ja kui ma seda kuulasin, siis mis mulle võib-olla esimesena meeldis oli see, et ma ei oska, täpselt samamoodi nagu Anna ise ei osanud võib-olla kirjeldada, et mis asi see täpselt siis sellistes žanri kriteeriumites või nagu stilistiliselt on. Ja see absoluutselt seda lugu kuulates minu arust on ka nii, et see on kõik jälle nagu oma neid siis, mis 8 jalgadel on kombitsaid ajab, et seal on varbad ja kombitsad. Et ühelt poolt on seal on mingisugune Deftonsil üks nagu heavy laine, mis jookseb kogu selle loo ulatuses ja samas on seda sellist eksperimentaalpopilikku suunda ala FK Twigs või tegelikult Caroline Polacek, kõik tegelikult, mis natuke võib-olla võtab kokku selle viimase ja lääne popi, et mulle ei meeldi küll rääkida sellest, et Eesti muusika kõlab välismaiselt, minu arust on aegunud, aga minu arust on esile tõstu väärt see, et see kõlab niimoodi, nagu see oleks ikkagi juba samm isegi ees sellest, mis lääne muusikas võiks
toimuda, väga selgelt oma nägu, see mingi seksikus või see seksapiilsus on seal ka hoopis teistmoodi lahendatud, kui tundub võib-olla nagu praeguse teiste popstaaride näol, et see on kuidagi sinna sisse peidetud ja seda sümpaatsem see on ka, et üldse ei tahaks nagu eraldi välja tuua, et tegemist on muusikute põlvkonnas pärit lauljaga, seepärast, et tahaks ikkagi selle areeni anda sellele artistile tema enda loomingu eest. Lugu Get Summer. See on Anna Himma debüütsingel Get Summer. Kus Metaboraga, seda ma vist ei maininud. Ja, Metabora on produtsent, jah. Jah, okei. Esimese singli kohta ikka päris kõva või mis, Siim? Ja on täitsa kõva kohe. Ja. See, kas see oli see nüüd päris kitarriga tehtud, see kitarri käigus on sellest tähtsust? Lause lõpuni, ole hea inimene. Lause on, oli see nüüd päris kitarriga tehtud see sound või mitte, aga oli mu lause ja see tõmbas... Ja, aga sina oleks peanud kohe edasi rääkima. Ja, aga ma ei saanud ju, kui sa... need silmad... Kurat, sa ise kuulad räppi kogu aeg, kus käib põhiasi, kogu aeg keegi ütleb sinna juurde, seda on liipid. Vestlust on okei kuulata.
tõesti vahet ei ole, ma alustan lauset teistmoodi, vahet ei ole, kuidas need kitarrisoundid olid tehtud. Siis hakka küll, jah. Tubli, sellepärast ongi habe värvitud. Jah, on jah. Et inimestele meeldiks ja meelde jääks nagu, muidu nii värvitud karvad, et keegi ei näegi mu nägu. Aga ühesõnaga, see kitarrisound meenutas mingi bändi kitarri sound ja ma ei saa aru, mis bänd see on. On see nüüd minu kuskil, on see mingi krungebänd, on see My Bloody Valentine või on ta hoopis ala mingi see Godflesh või midagi siukest. Ma ei tea, kellegi nii... Pigem Godfleshis. Jah, nii kodune ja nii nagu... Industriaalse metalligitarri meenutas. Jah, siis vist ikkagi seal kuskil Godfleshi lähedal. Ja see oli meeldiv. Ta oligi nagu Nine Inch Nails siis ju. Põhimõtteliselt küll. Võib-olla Nind tõesti on parem. Aga ma panin selle kohta ka krungetroonika. Krungetroonika, sul oleks üks särki vaja ka. Presidendis kandideerib. Ma ei käiks selle särgiga. Ma tean, et sa ei käiks. Emo oli krungetroonika, aga... Kes vihkab kurat trip-hopi. Eesti esimene president, kes vihkab trip-hopi. Ja armastab krungetroonikat. No vot, sellega peaks läbi lööma. Ma arvan küll, jah. Ja... Aga eks ta põhimõtteliselt art-pop ole, ega siin ei ole kuhugi pääsu sellest. Ja tegelikult, kui ma oleks pimesi seda lugu kuulnud, näiteks siis seal samas taksas, kus Raul ennem sõitis, siis ma oleks arvanud, et see on Kitty Florentine'i uus lugu, et põhimõtteliselt on ta täpselt selline, nagu Kitty on teinud, aga see instrumentaalne osa on julgem küll. Üks asi, mis mul selles art-popis või selles selle meeleoluga muusikute, artistide puhul ei meeldi. Ma ei saa aru, mille jaoks on neil vaja teha neid rütmimuutusi sinna kuhugi loo sisse. Neid nii... See on ainult ühte kohta lõppu pandud. See on noore produtsent. Jaa, aga ta ongi... Aga ta noor produtsent, veri vemeldab, tal on palju ideid, paneme ikka sellega sisse. See on meeldiv see lõhkumine. Ei ole absoluutselt mitte. Sa tahad ju vahenduks kogu aeg. Kui nad on pannud ühte kohta, siis sa tahad öelda, et seda nagu ei oleks või? See oli ju täiesti prominentselt tuli muudeti kogu see jättis mulje, et neil närv ei pidanud vastu olla selles samas meeleolus, mis see lugu ennem oli. See noori iseloomustab võib-olla ka. No siis noored... Kulminatsiooni koht laval vaata tuleb ja siis kõik hakkavad tuled vilkuma panna. Hüsteeriliselt isegi hakkavad seal visklema ja tõmblema. See käib asja juurde ju. Aga see on jube tüütu. Visklema hakkavad, jah. See on totaalselt tüütu, ta on metsik klišee. Aga. Jah. Jah, aga kuidas aga kui sa siin juba aga kuitama hakkasid, siis aga kui ma oleks seda mänginud ja ütlen, et see on üks Mehhiko uus laulja, siis oleks sama juttu rääkinud. Vot see on küsimus. No seal Mehhikos ja Kolumbias ja Venezuelas tehakse ka päris palju seda sorti art-pop, jah? Kas sa mõtlesid seda Ansi tead 1000, või? Tema album on üsna selles joonas. Aga see tüütu klišee, mis selles valdkonna muusikutel, plaatidel ja lugudes ringi liigub, see äkiline rütmi pööre, mingi visklemise sisse toomine, see on täiesti mõttetu. See ei ole seal žanri. Hoidke ennekõike seal žanris. Hoidke oma neid närve paigal, pidage vastu lõpuni, täpselt selles samas meeles. On juba hea lugu olemas, ei ole vaja kedagi ehmatada. Räägid mees, kes siin kiitis seda... Keda? See Prostepi isa Ameerikast. Jaa, kas see Skrillex, kellel tuli uus album. No ikka, muidugi, ta ju ei hoia midagi kinni, kohe kui on vaja, teeb jälle uue albumi. Jaa, kas on teine asi, tema muusika ongi sellele üles ehitatud. Siin oli
tore krungetroonika ballaad, mille lõpus hakati meeletult lõhkuma. Mille jaoks? Pole vaja. 8. Panen ka ikkagi 8, sest et mulle meeldis see, et selle interneti jupi põhjal, mida ma kusagilt nii-öelda poole kõrvalt kuulsin, siis mind õudselt häiris. Ja nüüd niimoodi täies hilguses kuulates ütlen, et tõesti tubli tükk ja ma isegi kujutan ette, et neil vist oli seal selles oli siukse täitsa nagu metalli moodi momente ka võib-olla salvestatud, aga ikkagi arvasin, et äkki ei pane veel sinna sisse, aga need oleks sinna sobinud minu arust juba hästi. Oleks veel karmim olnud mu meelest. Ma ei tea. On ka 8. Okei. Ja Valner? Mina teda artistina ei tea, ma oleks arvanud, et isegi mitte Kitty Florentine, no ütleme vokaali järgi võib-olla mitte, aga Manna teeb tegelikult sellist asja viimasel ajal. Tõsit on liikunud jah, sükse nuumetalli poole. Ja pluss siis ütleme, kui ma ei tea sellest loost midagi, ma oleks äkki arvanud, et äkki on Kerli Kõivu comeback. Okay. Ja siis mul ta laiast maailmast seostus üldse mitte selliste metal ja industrial ja suurkujudega, vaid ma mõtlesin Garbage'i peale millegi pärast. Et ta on ikkagi üsna pop-lugu soundide poolest ja ka ülesehituse poolest, aga see lõhkumise koht, see mind jättis ka nagu kahe vahele, et kas see on tore või ei ole, see on üks asi, mis mulle käib näiteks Lorraine Jamesi juures närvidel, et ta teeb jube hea loo ja ta lõhub seal ära kuskil keskel. Ta teeb hästi huvitavaid kõlamaailmu ja siis tuleb see kuradi Deconstruction Clubi mingi siuke toores nõme ragin tuleb sinna sisse, et siin võib-olla ka natuke see segas ära. Teisest küljest minul ei ole jällegi midagi vahelduvate rütmide vastu. On hea, kui lugu koosneb mitmest sellisest osast, mis omavahel isegi võivad konkureerida ja selline art pop tal oli isegi mingi, üks päev lugesin, mingi üsna pikk stiili nimi leiutatud, mul ei jäänud see meelde, pole ka mõtet nii pikki neid stiili nimesid välja mõelda, aga sinna ütleme kuuluvad ka eriti juba mainitud FKA Tweaks ja Dua Saleh ja sellised Charlie X-i uus asi ei ole ka siuke rockikas. Tal on muidugi see rocki singer oli siuke natuke keelpõses, et seda ei saanud vist. Kas seda juurde, mul oli tunne, et vahepeal tuli juurde midagi ei tulnud. Mingi lugu vist oli ka, jah. Aga on küll sarnane. No okei, lükkame ka samasse patta. See on siis moodne. Ja et see on nagu selline stiiliülene asi, mis on ju tore, et siis on jälle kriitikutel peamurdmist, et ei ole kuhugi liigitada ja siis mõeldakse uus stiil välja. Aga see on tegelikult on midagi huvitav. Aga ma arvan, et see asjade lõhkumine natuke, kui nooremate inimeste muusika siis võtta ette. Et see natuke peegeldab seda ühiskonda ja maailma, kus nad elavad, ma arvan ka siuke ebastabiilsus ja asjad, et ma arvan, et see tuleb muusikasse ka. Et see lõhkumine, seal oli Trump. Jaa, Trump tuli järsku mängu. Ja kõik need muud asjad. Jaa, okei. Ei, see on muidugi tore, kui reageeritakse ümbritsevale ja mulle meeldis ka see vokaal, mis vahepeal oli R&B-lik ja siis vahepeal hakkas mörisema, aga vist elektrooniliselt muidugi mudituna üldiselt tubli tükk, 7. Nüüd see viimase nädala jooksul on ka toredaid singleid välja andnud Miauf, kes on ka tõusev naisterahvast artist Eesti popis ja siis Devi, temal ilmus selline saulikas lugu, aga kõigi nende ägedate nagu otsijate kõrval mina soovin, et Eestis tuleks ka selliseid daamidest popartiste, kes liiguksid alal nagu Billie Eilish või Sabrina Carpenter ja midagi sellist, aga seal seda ei julge keegi puutuda, kõik teevad nii huvitavat ja eksperimentaalset muja. Tehakse küll. Tehakse või? Kes teeb? Ma ei tea, ma just kuulsin raadios Raadio 2 oma poeg seal tutvustas mingeid uusi laule ja siis oli täpselt sellised jõuetud
Billie Eilish, Sabrina Carpenter. Ei, Sabrina Carpenter, ei, ma räägin, need Eesti variandid sellest olid jõuetud. Olgu. Aga ei taha sinna otsa praegu minna, sorry. 7, see on 23 punkti, Anna Himmala ja Get Summer. Ikkagi, okei. Ja ongi aeg läbi. Oota, kas sinu... Ongi aeg läbi, on aeg panna viimane lugu. Okay. See on lugu, mida teie ei ole kuulnud minu teada, sest et nojah, tegelikult oleks ju võinud ka popi tuua, nagu siin enamus on olnud nüüd, et mul tegelikult üks Eesti popilugu oli hästi sümpaatne, mis oli küll jah, selline 70. stiilis. See oli siis, kus laulab Alanett ja siis Anna Kaneeline ühine singel. Kuidagi sattusin seda raadiost korduvalt kuulama ja mõtlesin, et vaat kui tore. Et täitsa Nichivo. Ja see Šeripovi tehtud, kelle lugu ta tegi? Ellerin Tiit. Mis on ka niimoodi, et alguses mulle ei meeldinud, aga siis, kui kuulsin 4. korda raadios, siis vaatasin et refrään on teilt ikka tõesti hea. Aga hoopis tükis hakkame kuulama... Simone Minna mulle ka tulnud sümpaatne, jah, aga sellegi poolest tuleb hoopis Perfectionist ehk Mihkel Kleis. Nägin seda lugu laivis nüüd mõned päevad tagasi ja ma kardan, et teile on ta siin niimoodi võib-olla vaikselt ja kõlaritega ja võib-olla raske kuulata, aga mine sa tea. Igal juhul millega sa kuulasid siis? Mina kuulasin seda laivis suure helisüsteemiga hästi tugevalt. Ilma kõlariteta või? Kas sul on kõlarid praegu? Nojah, need kõrvaklapid kvalifitseeruvad tõesti jah, ka kõlaritena sul peas. Ma räägin seda, et seda hästi kõvasti ja võimsalt kuulates tõenäoliselt mõjub teistmoodi, arvestades ka veel ka seda, mis seal Perfectionisti või Ratkilleri laivi esimeses pooles. Seda võib iga muusika. Ütleme kuulajatele, ärge ära minge, pärast tulevad veel soovitused ja ütleme ilusti head aega. Sa arvad, et see lugu ajab nüüd ära või? Me ei ole otse eetris. Ma tean, edasi kerida. Õige, saavad. Et don't worry nagu.
võinud ikkagi saade praegu ära lõppeda, see oli nagu need lõputiitrid. Jaa, täpselt. Perfectionist, Blood Victory ja nagu loo esitaja ka pärast kontserdit rääkis, on see cover Death in June'i loost, sama nimelisest siis. Et kõigepealt ja see samane esimene sündi inspireeris teda siis sellist coverit tegema. Zero fucks given või? Oota, mille kohta sa seda ütlesid? Ei, noh, selles mõttes, et ikka mõnel on ikka täitsa ükskõik, mis ümberringi toimub maailmas. Ma ei usu seda, see, et sa oled selle suure ükskõiksismi fänn, aga ma ei usu, et see on ükskõiksism, mida me kuulsime siin. See on ikkagi väga sihikindlalt, peenelt, selge eesmärgiga tehtud, et ta näeks just selline välja, et võib-olla mõni mees arvaks, et Zero fucks given, aga see on, ma arvan, et million fucks given pigem autori poolt kui Zero fucks given. Et ta ei nagu kindlasti hoiab end, et ta ei astuks võõrastele territooriumitele enda jaoks kogemata. Kui ta laseks ennast täiesti vabalt ja Zero fucks given, siis ta muja kostuks teistsugune, ma arvan. Aga see kõlas tõepoolest nagu telesaate lõputiitrite muusika kuskil ETV-s aastal 1976 lõpus. Ja siis see algune... See oli teadussaade kus juures. Jah, siis see võis olla ka sellest või äkki propaganda kolhoosi jõudnud uuest nendest kombainidest, nendest motoriseeritud lüpsikutest. Vaata, et teil on sõr, piima tuleb lüpsikusse ilusti, masinaga inimene ei pea enam tegema. Õnnelikult nõugude lehmad. ja lõpuks ometigi kohale jõudnud robotid, kes aitavad piima lüpsta enam. Analoog AI, kurat. Ja ja Mihkel Kleis tegi selle muusika ju nendest telefoniga filmitud videoklippide helidest. Sa lugesid seda? Tal oli kogunenud hunnik helisid, mis olid pärit telefoniga salvestatud videoklippidest, mis ta siin kirjutas, need hääled olid näiteks, kuidas ta tööl prügikonteinerit üle munakividega kaetud hoovi lükkab, kuidas Brasiilia black metal band Mystifier keset kontserti pille häälestab, kuidas kohalik grindcore band Ülase klubis esineb ja kuidas maja ees läbi akna kostab Stroomi rannas korvpalli põrgatamine. Seal kirjutas ka sellest, et ta nagu nii-öelda laulab ühes loos. Siin seda ta ei kirjuta, siis ta võttis need helid ja tegi nendest muusika. Ma arvan, et mulle see väga meeldiva sellise miljöö muusikana ja tõesti seal mõjus see nagu tore soolo tuli sinna sisse, ei tea kust. Ja 8 punkti. See laululugu on tal siis selline, et samamoodi võttis oma intervjuu, mis ta andis, sest tal avastas, tal on selline loll komme nagu öelda sõnade vahele või siis ta lõikas kõik need välja ja siis sellest sai siis laul. Et tal on nüüd ka laulja. Okei, Merit. Kas need kassetid müüsid selle üritusel kõik välja või? Ma ei tea, ma nägin, et andis autogramme neile. No lahe lugu, mis on selgelt suurem kui oma osade summa. Selles mõttes, et ma saan aru, miks ma võib-olla enne siin ütlesin, et tegelikult võib iga loo kohta öelda, et see ei ole laivis päris sama, mis ta on siis nagu stuudioversioonis, aga jah, su varasem see märkus, et
et kahju, et me seda, siit peame võib-olla kuulma, et ma sain sellest aru, sest see mingisugune lavastuslikkus oli seal olemas või kas või see mingi, kuidas, ma ei tea, meil on siin vihmased päevad olnud, et siuke tunne nagu suured äiksepilved selle loo jooksul vaikselt kadusid ja päike tuli välja, mis oli, milles oli nagu selline naiivsus, võib-olla, siin käis sõna propagandaga läbi, natuke võib-olla on mingit propagandistlikku tooni siin, aga samas see oli kõik väga meeldiv ja kuidagi läbi mõeldud ja sellest lavastuslikkusest veel, et need, kuidas need erinevad tegelased justkui sinna juurde tulid ja siis vaikselt hakkasid ära kaduma ja kõik see tooni väga siuke kaunis monstrum kompositsioon asjadest. Paneb võib-olla isegi tundma mingeid asju, mida ei ole tundnud. Ühegi looga pikka aega. Nii uuenduslik ei ole, tähendab, ta ei ole. Ma ei kasutanud seda sõna. Ta ei kasutanud tõesti seda sõna nagu uuenduslik. No ei, tundma tundeid, mida pole varem tundnud. See on mingi emotsionaalne plaan, millest ma rääkisin ikkagi, et seal... See ei ole sul ka lubatud. Ei ole jah, palun. Ära tunne siin mingi... Kui oleks eelmine ta seda veel, siis ma uluks praegu. Tore oleks, et see saate lõppu kõlab see Perfectionist ja siis õrn nuuksumine sinna juurde ja siis lähme suvepuhkusele. Järgmisel hooajal võib-olla... Püüame ajastada siis. Võib-olla juhtub, ei välista, aga mul on 9. Siuke lineaarse kulgemisega lugu, selles mõttes ei ole poplugu, kus minnakse tagasi mingite efektsete asjade juurde, aga samas kordusi oli siin monotoonses mõttes päris palju, aga need kõik läksid üle mingiks järgmiseks mõõtmeks ikkagi ja selles mõttes lahe lugu, mida jälgida nagu inimese elulugu sünnist surmani, et mingid asjad ju niikuinii jäävad samaks, kuna sama persoon siis tegelikult kõik kogu aeg muutub ja siin muutus tasapisi. Alguse osa, kus surinabiit oli ja siis tuli see tumedam foon sinna ujus hästi pehmelt peale. See sobinuks võib-olla Cabaret Voltaire'i soundtrack albumile Johnny Yes No Taxi Musicu kõrvale, aga siis tuli selline aerolik gitarri atmosfäär peale, avantgarde ambient ja kokkuvõttes ma kogu aeg ootasin, et ta päris need tõelised eksperimentaatorid, nemad ei pea neid asju lõhkuma, nad ei pea neid raginate peale minema, nad suudavad teha imelikke asju nagu ka pehmemalt ja siin oli kõik ju ülimalt sulnis, aga kuidagi ikkagi tekitas kogu aeg mingi kummastusefekti või nagu ta oli nagu ikkagi võõrkeha siin ruumis praegu keset päeva, mingi steriilne kontoriruum, eks ole. Ja see ongi see lahe asi, et seda võib-olla ma selle Zero Fox Given all silmas pidasin. Jaa, et tegelikult lüüriline mõnus lugu on ju ja siis need vokaalid seal, selline need haugatused meenutasid Forest Swords'i siukseid kummituslik lõigutud ja kajama pandud vokaale ja palju asju meenutas midagi, aga tegelikult ta on ikkagi ta vägagi omas mahlas ja ilus lugu, kurat. 9. Võt see oli, Valneri jutus oli praegu, nagu öeldakse, referentspunkt, mis ka referentspunkt on Cabaret Voltaire'i soundtrack albumi ja siis veel loo nimetasid kaamera, mille kõrval võt nii tiimiks on võimalik minna, see mulle meeldis. Ma seda plaati, millest ta rääkis, ma tean muidugi väga hästi. Aga kas sobib selle loo kõrvale sinna? Võt, mulle meeldib. Ma nii kindel oleks, Cabaret Voltaire ei ole minu arust nii julge. Või siis vähemalt see nende julgus väljendub muusikaliselt natuke teist. Ja päris ja mitte
mitte päris eksperimentaatoristest oleks ka huvitav rääkida, real ja not real. Aga nüüd ongi meil suvi ees igal pool rannas koos käia ja sellest rääkida. Et lähme randa või? Leslie lugu on Lähme randa. Oled kuulnud seda? Kuule, vist kuulasin jah, aga pole isegi meeles, kui kiire tempoga see oli. Minu rand on Valgemetsas Ahja jõgi Eesti kõige käredama vooluga ja ka juulikuus on jääkülm, sinna ma hüppan aeg-ajalt mausti sisse, saan surma ja rooman välja ja teine inimene. See on siis hea, kui sul on pohmell näiteks, siis sa lähed ja tuled välja, enam ei ole. Noorimana oli neid ka, aga enam eriti ei olegi vaja selles mõttes. Aga no ikkagi nagu värskendus. Aga mida me suveks soovitame? Ma saan aru, et meil on Tallinna kesksus, aga mina ikkagi soovitan, et minge festivalidele, need on nii palju ja käige festivalidel. Festival on ikkagi lahe asi. Nagu päriselt ka. Festival on ikka midagi muud kui lihtsalt üks kontserdil käik. Festival on ikka festival. Ja käige rohkem mööda Eesti festivali, ärge mingi sinna välismaa festivali. Osa siin Eestis on ju häid festivale ka mõned. Ja siis ma soovitan minna, et siis kui tulete suvelt tagasi ja siis ongi vist november, siis minge Napalm Deathi vaatama sinna Paavlisse. Aga muidu soovitan suvefestivale, jah. Ma soovitan ka, ma ise tõmban Tallinnast minema kohe kui võimalik ja võimalikult palju maakodus ja välismaale lähen ka vahepeal ja... Ma saadan sulle ühe artisti, mida ma tahan, et sa kuulaksid suvel just nimelt maakodus. Ma avastasin ühe artisti, mis ma arvan, sulle ka meeldib. Mul on terrassil muidugi kassetikogu. Seal on... Õigemini ma ei hoia neid aasta ringid. See plaat on ilmunud kassetina ka, aga ma kardan, et seda kasseti ei saa kusagil nii kiiresti. Ma ei oska jah Tallinna festivali või minge festivalidele ja minge... Sa ütled seda nagu, et minge sinna kuus päike. Minge ära lihtsalt, no, et ei ole mõtet kogu aeg nende pilvelõhkujate vahel siin nagu kudeda. Ja meil on neid meeletult. Soovitan ka minna festivalile, kus ei ole mitte kunagi varem käinud. Ehk siis mõni pikaaegne idee teoks teha. Milleks FOMO tund? Mina soovitan 27. juunil minna ikkagi klubisse Privé, seal on üks lahe briti räpper Sinner esinemas. Mingid toredad uued noored kutid, isegi neid on mitu punti, korraldavad ja toovad siia neid räpiartiste, mõned kontserdid jäävad küll kahjuks ära, aga loodame, et see Sinner toimub, kaasa teevad Eestist Chillin, Margiela ja Beanslayer 9 ja sinna sügisest ma soovitan, ma isegi mõtted äkki peaks minema, sellist ansamblit tuleb esinema Tallinnasse nagu Laidback. Ja Laidbacki vaatasin ka mina, et sinna kontserdil ma tegelikult tahaks minna. Neil on 3 väga head lugu vähemalt. On. Nagu päriselt. Milline see 3. No, White Horse on super lugu, siis Bakerman on super lugu. Ja One Love mulle meeldib ka. Ja 3, igal juhul mitte see, millega seda kontserti reklaamitakse, mille nad keelpõõses kirjutasid ja milles kogemata hitt tuli. Mulle lapsena meeldis see lugu väga. Ka see, lähme sinna kontserdile. Lähme. See oleks, kurat, Kraftwerki ei käinud vaatama, aga Laidbacki läheks vaatama. No Kraftwerki on üsna palju nähtud, nende see on ka tõsi, jah. Lavaline koreograafia on üsna sama olnud. Aga hirmsasti kiideti seda Kraftwerki. Inimesed tulid märgade nägudega välja, näod olid märjad pisaratest. Vanemad mehed. Kujutad ette, et see oli siuke härras moment olnud seal inimestel. Kas ta nägi esimest korda? Või... Need inimesed, kes sealt välja tulid märgade nägudega, minu lähedane inimene käis seal kontserdil ja vaatas neid inimesi, neid vanemaid mehi, kes tulid välja pisarad, nad olid just nutnud kõvasti. Nutsid roboti pisaraid. Jah, lahe. Ei, see on väga lahe, kui inimesed on nii rõõmsad. Aga ma olen ka nii palju näinud Kraftwerki elus. Ja, aga nutke siis vähemalt, kui midagi muud teha ei saa. Nutke terviseks. Me oleme siis... Mida kuradi, mis see nüüd siin suri ära? Sa saadet ei salvesti, vaata. Mida? No vaata. Uuesti küll ei viitsi teha.
Oh my god. Oh jumal. Peame uuesti tegema või? Võtame kõik kinni, palvetame. Jumal taevas. Siis ei pea Tee palun nii, et see saade salvestus. Kuulge, olgu, meil hakkab juttu otsa saama. Aitäh, et kuulasite ja me tuleme tagasi sügisel, eks ju Siim? Teie otsustate siin majas, kas me tuleme või ei tule. Tuleme tagasi, siis me oleme puhanud ja räägime jälle rõõmuga teiega. Ja sel ajal kuulake neid saateid järgi. Ja. Või järele. Ja vaadake meie pilte Instagramis. Ilusat elu. Ja. Ciao. Ciao.